Kas sul on, oota, aga teeme Liisi papsi kulbised järjest läbi. Head peast, mis Gustaga mängida. Ei tea, ma hakkan Google, oi, Pornhub lahti. Oih. Enne siia tuleb vist korredi. Tegi väiks. Jeesus. Nii. Tšau. No, õpime. Õpime ära, jah. Tšau. Kas te tulete otsist? Eile tõime. Nii, terve. Kus sa nägid? Rattaga sõitsid sina või? Sõitsin rattaga siin. See on nagu mingi low-key. Ei, ta See on tuli ülikõva, bussiga. mul on roheline rattas, kui ma tooks ratta siia, siis nähtamatu vaata. No toome siia. Võiks tuua tegelikult. Esimene asi oleks pean see rattas siin olema. Kuule, oota, see on kellegi muusikavideo. See on mingi oota. Kes kurat, kellel oli ta? A-keel oli selline, jah? Okei, aga keegi oli veel. Aga kas see on kuskilt pangast võetud või kus see on? Ja. See on seal lege, see oli kõikide muusikavideo mingil hetkel. Vaata, nähtamatu vend. Oota. Ei, see sinine on hoopis ju. Ei ole ka Ei, sinine. oota, Ei ole, kadus kui ma ära panen nagu- tegelikult korra. Vaata, Vau. Ülikõva. pigem on, jah? Paar siia. See on see, mida sa nagu restaureerid seda. Ei, see on mingi vana soss. See näeb välja suht nagu vana soss, jah. Ma sõitsin mingi raamikõveraks eelmisel sossile, siis ma tõstsin ümber. Aga sul oli mingi Bianchi ka ju? Jah, aga sellel on vaja uut vänta. Viimased 10 aastat räägid seda, et sul selle Bianchil on vaja uut mingit keskjooksu või vänta või... Siis ma näinud, umbes 3 korda olen näinud, kuidas sa nagu proovid remontida seda mingisuguse veidra tehnikaga. Vaata, seal on... Kui süvitsi sa tahad, ma räägin sellest vändast. Ja teate viitsi, jah. Tere tulemast saatesse. Ei käi praegu juba. Käib küll, algust peale, me juba enne tegime lahti. Lõppema hakkab võiksid. Tere, noh. Süüa tahad või? Kris väitis, et sa oled vegan. Ei ole. Ma hakkasin eelmine aasta, ma pole kunagi, no ma mingi periood proovisin. Ma pole vegan olnud. Aga liha sööd muidu praegu? Ma olin taimetoitlane olin 8 aastat vist. No aga siis... Aga nüüd ma söön. Throwback Tuesday on tal. Aga nüüd ma söön. Mingit siukest värvi asja on sulle küll. Oi! Nagu smuuti moodi, jah? Lusikas ka. Okei, lemmik. Smuutit ei sööda lusikaga. On näha, et ei ole vist. Sulle ka. Nii. Ma hakkasin eelmine aasta liha sööma. Nüüd ongi mul aasta aega koos lihaga. Tegelikult on päris okei, on ju? Kuule, väga okei. Mida vitta? Nagu tõesti. Kooki. Vegan kook, jah? Äge. Pärast sööme magustada seda. Kuule, mul on siin veel seda. Kus kohas te võtsite või ei tohi öelda? Meil tõi selle toidu Bolt Food. Meil nüüd on vist konksud peaaegu all. Tähendab nagu ma täna veel. Järgmises saates, see on praegu selline boonuspakett, mida me pakume. Täna hommikul sõid põhimõtteliselt nagu konksud alla, et aga me veel ei jõudnud nagu seda Bolt Foodi, seda seljakuubikut nagu võtta. Lollu. Järgmine saade on meil mõlemal seljas. Ja need on ka rohelist värvi, siis ei ole ka näha. Seda ka ei ole näha, seda on näha. See ei ole roheline ka, vaata. Ei ole. Ma kohe hakkan proovima enne naudin oma amerikaanat. Mis värvi see on? Sul on see asi, ma mõtlesin, et see on nagu mingi... Ei rääsi, mis värvi see on siis? See on sinepi. Tead, see on täpselt selline beebi number 2, ma ütleks seda. Minu igapäev. Tead, mis värvi sinep või? Sinep, ma olen kuulnud, on kollane ja on ka pruun ja sinepeid. Jah, ta on üsna selline vahepealne. Vahepealne. Kaua sa taimetoitlane siis olid? 8 aastat kuulad. Umbes 8 aastat, ma arvan. 8? 8, jah. Päris palju, jah? Ja siis ma hakkasin sööma kala. Siis ma olin pescatarian. Ja siis juhtus nii, et mul tekkis isu liha vastu. Aga enne ma selles suhtes, see on mitu põhjust, miks ma... Kas see oli süngis nagu rasedaks jäämisega või? Kuidas see käib teil? See oli kuidagi intuitiivselt isegi ütleks. Kuidagi tundus ja tegelikult, kui me räägime nüüd nagu hormoonidest, siis rasvadest ja proteiinist moodustatakse meie hormoone.
sellepärast on hästi tähtis naisel süüa tegelikult proteiini ja ma arvan, et ma eelnevalt sõin hästi palju nagu süsivesikuid, et taimetoit on hästi palju nagu süsivesik, mis ei ole nagu otseselt halb ega jah, aga lihtsalt kuidagi, ma arvan, et sel perioodil oli hästi hea, et ma... Põnev. Liisi toidumine. Ma räägin elust, mamma mii. Ei, aga kas nagu... No ärme tee saladust sellest, et sa olid rase. Millal? No olid ju siin enne just. Ja siis kas mõni hetk tagasi. Kas reaalselt hakkasid nagu mingisugune, ma ei tea, tule Austria isu tuli peale või midagi sellist? No, et sul hakkab mingid väga veidrad nagu... Maitse-eelistused ja muudatused. Ei, no on mingi väga veidrad, kuidas eesti keeles craving on, ma ei tea. Ja ongi isud või? Isud, jah. Mul tekkis... Aga rasedana sa ei või Austrit süüa? Ei tohi, jah. Miks? See on mingi toore kalavärk. Jaa, seal võib olla üllatusi sees. Davai. Kõik on... Aga ainult rasedana, või? No muidu sa ei võida Austrit süüa. Me sõime Barcelonas sõime Austrit, ma pärast oksendasin. See oli lahe, jah? Oli pahaks läinud või? Ta oli veits paks läinud just. Või tegelikult sa jõid? Ei, see oli täpselt see, et meil pidime minema Eurovisiooni pre-partile Barcelonas. Ja siis 5 minutit oli transferini, mis oli hotelli ees, ootasime. Siis ma tundsin, et pole päris see. Ja siis ma ikkagi otsustasin jääda hotellituppa. Aga kellelgi oli veel või? Eile Ramol. Eile tulime Stockholmist. Ka sõi Austrit või? Ei, ta sõi Budapestis, nagu 2 päeva enne sõi mingi halvaks läinud võileiva. Ja siis ta... olime seal nagu selle sõitsime Ryanairiga, sest me oleme eestlased. Ja noh, ERR. Ja siis me olime seal selles priority nagu selles ootamisel. Ühesõnaga ikkagi nagu aediku taga juba. Nagu eraldatud päris vaestest. Ja siis Ramol hakkas... Uru vaestest. Hirm vaestest inimest. Ja siis Ramol hakkas jube paha seal. Ja siis, et kas kellelgi kotti on? Ei. Ja siis Marko valas endal selle kuradi... Šampooni-koti ju ja siis Marko lasi, kui see Ramo lasi täpselt nagu, kui sa tead, Lõunamaades on need kuradi mahlad, mida müüakse nagu koti sees, vaata. Jaa, ma tean, jah. See oli täpselt nagu pilgeni täis nagu. Aga pani kinni ka? Ja, siis ta läks teise kotti sisse ja siis me nagu ühesõnaga sellest saime aru, aga teda ei lastud lennuki peale. Ja ta ise ei tahtnud tulla ka. Tuleb välja, et kui sa ikkagi oksendad vahetult enne, siis lennu salk ütleb, et... Ongi nii, jah. Kunagi mingi vend, mingi poolast tagasi lugen niisugust uudist, kus mingi tüüp lennu peal peeretas nii kõvasti, et lennuk toodi maha nagu, et biohazard oli. Aga see on mingi päris lugu, või? Ei ole. See on päris lugu, jah. No kuule. Ma ei usu midagi. Plane landed. Nii, ma panengi Google'isse. Fart, plane, land, SOS, help. Ta viidi nagu vangi siis kohe, või? Biohazard. Jah, ta istub ikka veel vangis. 10 aastat sai. Jah, American Airlinesi lennuk. No see on täpselt selline Ameerika lugu. Flight to turn around. Jep, siuke lugu. No võt. Kui hakkame jalgpalli mängima, või? Hakkame. Te teate, et ma ei ole kunagi mänginud selle... Vist ei ole, jah? Ma ei usu seda juttu. Mulle meeldib jalgpalli sedasi virtuaalselt mängida ainult nii, et keegi teine mängib. Ja mina olen niimoodi heia. Aga nüüd nagu... Aga mingeid muid arvutimänge? Väiksena ma lasin nii-öelda PC peal, aga nende klaviatuuride peal. Klõk ja siis õirega. Jaa, isegi sai tehtud selliseid asju. Ikka väga puukool. Aga tead, mis teeme? Teeme siukse... Diili või? Siukse diili, jah. No. Sa mingit ruumipõrina paned siia või? Meil on hästi läbimõeldud saade alati. Et näiteks mina mängin ühe poole sinu vastu. Ja siis... Ma mõtlesin, et sa mängid minu ees tema vastu ja siis ma ütlen, et go. Sa suudad seda, Kris. Sa päriselt ei taha mängida või? Ma võin proovida, aga selles suhtes ma ei oska päriselt. Meil oli kõik süsteem peaaegu välja. Aga millega üldse liigub keegi, millega söödetakse, mis toimub? Mina seletan sinu ideed talle. Ei, seleta nagu, kuidas mäng käib. Ma võtsin välja nagu... kuidas mäng käib? Sellega söödab. X, jah. Söödab, siis sellega nagu liigub, siis sellega lööb. Lööb, jah. Ja ma ei tea, kas rohkem ongi nagu alguses vaja. Söödan, löön. Oota, kas ma olen kellegagi tiimis või olen täitsa üksinda? Üksi tiimis, jah. Ja meil oli plaan, et sa mängid oma isa vanade meeskondadega.
et mine paremale. Hurraa. No näi, kaua see juba aega võttis. X-i oleks ka vaja vaadata. Just pane X-i, jah. X-i nii kaua, kui eest läheb see pilt. Ready või? Jaa. Oota, kas sul oli mingisugune suurem plaan ka selle ideega, mis sa hakkasid? Ja mul oli nagu siuke mõte, et umbes, et nagu stiilis mina mängin Liisi vastu. Jah. Või eeldatavasti ma võidan teda. No, ei tea. Ei tea tõesti. Ja siis sina pead nagu mängima Liisi vahet nagu väiksemaks. Ei! Okei. Aga see on nagu veits keeruline. Ei, minu meelest huvitav on see, et huvitav vaatame, kas üldse suudad mind võita. Alustame sellest. Ja siis see, kes võidab, mängib siin kõrvalise isikuga. Tavaliselt me mängime niimoodi, et me saatekülalisega mängime mõlemad läbi ja siis me oleme kahekesi saatekülalise vastu. Okei. See on meie tava ja me mängime 200 euro peale. Minge pekki. Ma ei ole mänginud seda. Ärge võtke mu raha ära. No, on sul kaasas muidu? Ei ole. Nii, Norway. Ma olen, mis asi oli siin nüüd? Brüne, Viking. Jah, ma olen see ja siis sa pead minema olema oma isa vana klubi Stürmskotset. Vali sealt ülevalt Germani asemelt vali Norway. Ka või? Ta ei olnud Stürmskot. Mida sa? No kuule, Wikipedia teab ju. Ei ole. Oota nüüd. Oma tütar ei tea. Täiesti vale. Ja isa on ju Marek Lemsalu. Brann on... Ei, oota, ma ütlen... Nii, Marek Lemsalu. Stürmskot. Former footballer. Nii. Klubi karjäär. Nii. 96 Mainz. 97 Flora. Mis ma Mainz ei või lihtsalt olla? 99 Stormskodet. Norra, 8 mängu mängis. Võib-olla. Tulevik 20 mängu ja Brüne FK 110 mängu. Brüne, jah. Aga Brüne vist ei ole nagu esiliigas. Ja. Aga kelle me nüüd siis valima peame? Stormskodet. Okei. See oli vist siis, kui ta tuli alguses üksinda. Ja. Kõmaki. Okei, pohju. Mõtleme pärast selle peale. Norrakatel ikkagi see peavael peas ja let's go. Ei ole niimoodi, et juuksed. Oota, millal ta mängis seal? 99. 99, jah? Aga 99 juba sa ka nagu olid olemas ju. Ahaa. Sa oled 30 või? Jaa, 30 olen kindlasti. Ma arvan, et sa oled noorem. Ei, no mõtlen nagu, selles mõttes me oleme ainult 5 aastat vanemad. Mina olen rohkem. Oled? Ma olen väga vana, jah. Kui vana sa siis oled? 37. Oled või? Oota, äkki ma olen ka vanem siis? Ei, sina oled mingi 35. Ma arvan. Sa saad 36 novembris. Ma arvaks nii. Okay. Või on meil 1 aasta vahet? Juba käib või? Oota, kes ma olen? Sa oled... Sinu käes on pall praegu. Kuule, aga mölla vaata. Proovi natukene, jah. Ma siis võtan enda... Oota, mis see nüüd oli? Ma annan sulle tagasi selle. Kui sa nagu söödad, on ja, siis... Vaata, mõtlesin enne kinni praegu. Analoogiga näita sinna poole, kuhu sa sööta tahad. Ma isegi ei saa aru, mida ma teen, aga vaata, kui hästi ma panen. Kuule, sa paned päris hästi ju. Vaba. Vaband, ma olen hästi... Sa oled teemas, jah? Ma olen hästi teemas. Seda on tunda, et veedate vist Daniel Leviga palju aega koos. Daniel Leviga? Ma olen isegi ilma Danielita olen selline olnud. Ei no, Daniel käis ka siin ja siis oli täpselt samasugune. Ma ei ole vaadanud, ma pean vaatama, jah. Kas see on mina või? Ei ole. Ma helistan kohe tagasi sulle varsti, mingi tund aega läheb, davai. Normaalne. Daniel oli ka esimene ja ainuke vend, kes särgi ära võttis, kui ta skooris ära. Oi, punane. Oota, kas sa nüüd nagu tahad veel proovida või? Aga ma ei saa aru, milline ma praegu olen. Kõik jooksevad, aga... Sa oled nagu... Kollane? Jaa, kuule, mehe vahetus on ka tegelikult oluline upp. See vist käib siit. Jah. Nüüd läks segaseks, jah. Oota, X oli midagi ma teen ja mis see ring oli? X-iga söödab, ringiga lööb. Ja mees vahetab ka mingite noppidega. Ma olen statistikat, söödustatistikat see niimoodi. Aga kas ta automaatselt kuidagi ei vahetata? No näiteks, et nüüd... Ta vist automaatselt sai taha. Sai, vaata. Teisele poole jooksen. Võta kinni!
aga miks ma ei lähe? Ma tahan nagu tulla sulle niimoodi. No see on nagu õige. Mine siis! Mida sa passid? Sa pead vaatama, keda sa kontrollid. Nii. Ja, nüüd sööduga välja. Oba, see oli löök. See läks mulle. Aga mängijad sa nagu ei saanud. Ossa! Okei, seda on päris lahe mängida. Suht nagu Daniel Levi 2 siin. Olevat! Emotsioonid on laes. Aga kuidas ma niimoodi... Jaa! Jaa! Okei. Palju saaded. Davai, go! Jookse! Aga miks sa ei jookse? Täpselt Daniel Levi. Oba! Vähema värava poole! Ma ei tea, kas see pealelöögile läheb kirja. Miks ma kollase sain? Sa võtsid maamu enne seal. Ma ei võtnud midagi siin maha. Sa võtsid maala. Noh. Vaata seda värki. See ei olnud pall. No miks sa nii ees oled siis niimoodi mul? Kontaktsport, no midagi teha. Vaata, nutan. Kuule, sa ise mängisid ka või? Mängisin ka, jaa, muideks. Natuke paremini kui praegu. Kaua sa mängisid ja kus sa mängisid? Tead, Norras oli nii, et see oli üks kõige sellisemaid tavalisemaid võib-olla spordialasi, mida isegi türukud tegid. Vaata, ma ei mäleta, mis see löök... Ring oli... see oli see hoopis. Ma lihtsalt sõidan siin elu eest. Jookse, võtta... Kuidas? Offside, okei. Ma mõtlesin, et miks see nüüd seal oli? Sa olid järelikult, sa kontrollid seda enda. Ma ei kontrollinud teda üldse. Esiteks, ma ei jäänud sinna. Ma sain väga hästi Huvitav see, et ma ei ole ära löönud veel ühtegi. Aga sa oled proovid, jah? Sa ei ole isegi üritanud. Ma üritan sinna jalutada väravasse selle palliga. Oota, Norras mängisid siis jalgpalli sina, jah? Ma mängisin jalgpalli ja siis ma veel laulsin. Aga kuna kõik mängisid... Nii, kõik mängisid. Kuna kõik türukud mängisid jalgpalli... Siis... Oot. Kui selles mulle tundub nagu Liis on värava ees ohtlikum. Issand... Nii, kõik türukud mängisid jalgpalli Norras. Vau, siis me ei jõuagi vist mitte kuskile siit. Tüdrukud ju. Võta ära! Muideks, kuna ma ei mäleta, midagi tegis, ma lihtsalt vahetan niimoodi segamini. Ega see on vahepeal õige taktika ka. See on kaklusmängudes võetud kõiki nuppe. Kus sa peaga niimoodi panin? Nii. Ühesõnaga, kõik tüdrukud mängisid, siis ma mõtlesin, et jah, ma lähen ka proovin. Ja siis... Vanas olid siis? Ma ei tea, mingi 11, 12 või midagi. Ja siis kuidagi ma olin nagu päris okei mängija. Isegi julgeks niimoodi öelda enda kohta. Ja ma olin nagu hästi kiire. Aga ilmselgelt ma tahtsin! Ei! Löö! Ma isegi ei tea, mida ma vajutan siin. Vaata reaalselt. Lihtsalt slaidin selle üleval nagu crazy mees. Mis on lõbus iseenesest? Kaitse peab või? Sa siit läbi. Pennal või? Kuule, pennal vist. Mullane. Väga pehmelt on see väga nagu ikkagi jõuliselt mängid. Ja väga pehme ja vile on selle kohtunik. Väga toorelt paned, noh. Hopsti. No ma ei tea. Otse jalga. Mida? Ei, mulle meeldib alati. Mida see ei olnud? Ma ei näinud talle vastugi. Oota, seleta nüüd korra. Oota, mida ma tegema pean? Võtame maja maha korra. Oot. Mõtleme. Mina löön, on ju? Seda ma saan aru, aga mis siit? Aga ma pean lihtsalt hüppama. Sa pead ära arvama, kuhu ma löön. Hüppad sellega, ei liigud sellega, aga hüppad sellega. Ehk siis nagu bum-bum vasakule veits, bum-bum paremale veits ja hüppa. Aga mõlemad lähevad nagu põmm, niimoodi. Ei ole vaja, ainult nagu selle parem. Tead, las, tead, lihtsalt vaata, mis saab. Aga hüppa nagu, no ära kohe hüppa. Ma arvan, et ta lööb keskele. Ma kohe ei hüppagi. Et vaata, kui ta keskele lööb, siis jääb üldse midagi vaatama. Vaata, mis ma tegin. Päris hästi panin. Noh, tule, kui sa julged. Proovime. Hui! No, esimene on... Hanja! See ei olnud väga hea. Nii, Norra jäime oma jutuga, jah?
meil ikka juttu saada ka. Ja siis... Olid 12, kõik mängisid jalgpalli. Ja siis oli... kiire. Ma olin kiire, kuigi ma tahtsin olla... Sul oli mingi lemmikpositsioon ka, mida sa mängisid? No ma tahtsin ikkagi seal mängida, kus mu isa. Aga siis mulle öeldi nagu, et jaa, absoluutselt, sa võid, aga tegelikult sinu eelis oleks see, kui saaks ääres ründaja. Mida ma tegin? Valele poole? Tuluseisu oli ka. Aga päris hea rünnak oli, jah? Ei no näha on, et inimene nagu jalgpalli on mänginud. mingi nagu taju on mängust olemas. Kaua te elasite seal Norras? Me elasime umbes niimoodi... Ätslööra! Ei! Kao ära minu juurest, kallis kohver, see ei ole sinu koht. Mis asja? Mida? See oli kordus. Vahepeal näitab olnud asju. Oota, kuidas ma nüüd selle välja löön? Kas söödad või senderdad? Senderdus on siis see ruut. Ehk siis paned pikka. Paned pikk ette on see ruut. Aga sa võid ka lihtsalt... Aga muideks ma ei teiki midagi, ta lihtsalt... Aga lõpuks nagu jah, kui... Ta lihtsalt oligi, et okei. Mingi moment hakkab sinu eest mõtlema. Aitab. Ja siis ühesõnaga ma mängisin ja siis ma vahetasin neid kohti, aga lõpuks ma läksin ikkagi äärde. Ja ütleme nii, et eks ma mängisin ka päris palju nii, nagu ma praegu mängin. Et mul oli nagu see, et ma olin väike kiire ja siis ma lihtsalt... Esimene värav, mis oli siis mängusituatsioonis praegu? Nii väike kiire. Ja siis ma niimoodi seal jooksin ja päris tore oli. Oota, kaua te elasite Norras? Mina isa elas kauem meie emaga vähem, ehk siis mingi 4 aastat äkki. Natuke hakkab juba. Oskad norget ka? No iga päevaga läheb ikkagi... Paremaks? Mida vähem räägid, seda paremaks läheb. Kindlasti läheb paremaks. Aga ma üritan vaadata, ma vahepeal käin YouTube'is neid... See on mina või? Ei. Kus sa sellega? Käin YouTube'is ja üritan leida neid Norra vlooge, kus siis, ma ei tea, mehed või naised teevad oma mingi tere, ma nüüd lähen poodi ja ma käin siin muuseumis ja üritan neid kuulata, vaadata ja lugeda. Mul oli mingi Norra purjetaja, keda ma vaatasin. Oota, ma arvan, see on mina. Kes pani üle Põhjamere sinna. Ja see oli lahe vend. See oli väga hea. Ma rääks inglise keeles kahjuks. Aga norra keel nagu ei ole eriti keeruline keel ju. On või? No ma ei tea, oleneb millega sa võrdled muidugi. Kõikide teiste keeltega. Et no kui sa inglise keelt oskad, siis nagu sa vist loed nagu vähemalt välja selle, mis seal nagu vähemalt öelda tahad. Jah, et ta ei ole, ma arvan, et eestlaste jaoks ta jah, nagu mingi košmaar ei ole. Aga... Nad on nagu, mis keelega ta sarnases on? Rootsi, Taani, kõik need Skandinaavia keeled tegelikult. Saksa keelega. Jah, siuke germaani keel. Oota, pipi. Oi. Tši-tši-tši-tši. Aga miks ta ei jookse kiiresti? Aga seal on veel üks trikk, kui ta kiiremini jookseb. Nii aeglaselt jookseb. Mine lihtsalt talle sisse. No meil on üks nupp on ka teed veel, kus sa hästi kiiresti jooksma. Ära isegi. Ma mõtlesin jah, võib-olla alguses. Aga tegelikult okei. Võib-olla see ongi ainuke eelis mul. See nupp on see kiiresti jooksmine, kui seda alla jääd. See on taktika, et ma niimoodi nagu indiaanlane lõugan siin. Ma pean oma vastast kuidagi. Ja ta itse töötab. Jah, ma näen jah. Kus lähed? Ma ei saanud aru, et ma seal olen. Aga mul on nüüd juba meelest, kes see juhib? Davai, lähed, go! Oi, kuidas sa jälle palli said? Osav olen. Oled tõesti. Mitu korda te siis niimoodi mängite seda jalgpalli niimoodi virtuaalselt? Järjest vähem. Jah. Nüüd 2 korda 6. No praegu teil on... Jaa! Löö! Edasi! Aga me oleme varem ka ikkagi nagu mängin natukene.
et see saade ei olnud see, kus me alustasime seda. See oli meie kõva jah, ajaviide Tartus ja nii. Okei. Enam ei taha mängida või? Ma mõtlen nüüd, kui... Mis see on? Läks kaemata. Nüüd, kui te oma Eurovisiooni eelset tuuri teete, sinna vist te ka ei võta oma seda PlayStationit kaasa? Kuule, minu PlayStation on siin olnud viimased mingi pool aastat või? No see ongi sinu oma, jah? Jah. Aga sul on stuudios ka vist üks, jah? See on Tommi oma. No oot siis. Aga ma olen ära selle stuudio, sest ma ei käi seal. Aga sa rääkisid, jah? Päriselt või? Mul nagu ei ole aega sinna minna liiga palju ja siis ma nagu põhimõtteliselt maksan mingisuguse summa kuus selle eest, et mul oleks mingi koht, kus ma ei käi. Oi, kallis värava. Tom teab juba või saab siit saatest teada? Ei, ma helistasin talle mingi eelmine nädal, et ma varsti kolin välja, aga mul ei ole aega teha seda, nii et ma lähen siis, kui ma lähen. Ei! Ja siis Topil oli, jaa, davai, aga selle külmkapiga, ega sul sellega ei midagi ole teha. Starteri kapiga. Aga miks ta niimoodi feegib, nagu ta lõi värava? Esiteks, ma ise lõin värava. Ta on juba õnnelik. Ja kui mina löön, siis mina pean olema. Mingi suva vend võttis enda peale või? Jaa, täiesti haige. See oli küll huvitav. Vaata, noh. Vend oli ma olin pallile kõige lähemal. Palgast maha vist. Nojah, juhtubki siuksed asju. Aga ma ütlesin teile, et ma ei oska seda. Isegi päris hästi osaseis ju. Päris okei on, jah. Kristjan mängis Eesti meistriga, sai 12-0. Ussa. See oli ikka uskumatu. Aga kuidas ta niimoodi nii hästi siis oskab? Oota, füüsiline meister või siin virtuaalne meister? Ikka virtuaalne. Okei. Aga füüsiliselt oli kohal. Ja ta oli siin, jah? Jah. Kui tihti tema küll siis seda mängib huvitav? Ei teagi, ta ütles, et nii tihti ei viitsi mängida, et maailmameistriks saada. Nii. Et see level läheb väga kiiresti, väga... Ma ei mäleta, kuidas ma selle... Ma lihtsalt ootan. Ma ei mäleta, kuidas see käis. Pane nagu mingit... Ei, ta pani enne palju paremini siis, kui mina nagu hakkasin midagi... Normilt ruutu. Ma panen ju. Ma on imelik, jah. Jah. Äkki sul on tuuputtu on? Sul huvitav. Aga kas see peale Norra ka veel kuskil siis ma mängisin Nõmme Kalju naiskonnas. Päriselt või? Onu Kuno koduklubi. Jaa. Kuidas kunn toona oli? Mängisin naiste jaoks sellepärast, et just mingit trükute liigat või sellist ei olnud ja ma olin piisavalt palju vist mänginud ja selles suhtes nagu tasemel. See oli pärast Norrat siis, jah? Jaa. No muidugi Norrast tulnud. Või oli üleminek Norra klubist Nõmmesse? Jep. Ja siis ma mängisin seal paar aastat. Ja siis mingil hetkel ma hakkasin veel tantsima ja siis ma hakkasin veel laulma ja siis kuidagi neid asju tuli... Liiga palju, jah? Nii palju, jah. Ja siis ma pidin tegema justkui mingi valiku ja siis ma... Ei! Issand juba. Ja siis ma otsustasin, et jalgpalli on küll mängitud, et proovin midagi muud. Ja siis ma hakkasin põhimõtteliselt nagu rohkem laulma ja siis ma läksin Superstari saatesse ja siis ma kuidagi kogemata võitsin selle. Ja siis nüüd ma olen siin. No sa lootusega võita ei läinud sinna või? Sa ei mõelnud selle peale? Pigem ikkagi sain aru, et ega ma nüüd nii kaua ei ole laulnud ja kuidagi, et mamma mia, lihtsalt võtada maha, aga ma ei tohi, siis ma saan jälle pennati. Ui, kui halb see oli. Puhtaks õige. Välja. 10-11 minutit veel. Et siis Superstari saates sa läksid nagu mõtlesid, et lähed proovid lihtsalt? No jah, mulle väideti, et see on viimane aasta, kui see toimub, minu aasta. See oli küll vale ju. Oot, sa olid 3. aasta või? Ma ütlen ausalt, ma ei... Joone pealt võttis ära. Yes! Ma tegin nii! Ei ole nagu suurem asi väravaht sul. Kuule, vaata, kus võttis. Pudistab kogu aeg. Mis asja, vaata, kui vingelt praegu pani. Päris hästi pani, jah? Üks oma väravaga. Keda see kotib? See ei ole hullu. See on ainult üks. Okei. Praegu sulle väideti, et viimane aasta, jah? No põhimõtteliselt jah, mingeid selliseid seda saadet rohkem tule. Ja vihjeid ma kuulsin. Sellist võimalust rohkem ei avane. Jaa, täpselt. Nüüd või mitte kunagi?
Oi, väga hea rünnak ju. Jaa, aga noh. Aga samas ju hea, et läksid ja arvasid, et see on viimane hooaeg. Jah. Muidu võib-olla oleks hakanud hoogu võtma veel. Ja, et vahel on lihtsalt see, et... Tänks teis oled. Hull vahel. Putu lihtsalt Nii. Ei, sa ei tohi tulla siia, sa ei ole oodatud külaline. Mine ära. Nägid praegu, vaata, kus ma võtsin. No see oli püüdmise pall ju. Oota, aga miks sa nii kurba, et jumal hästi püüdsid praegu? Nagu ülinärvis mees. Muidugi. Mis pääsid palli ühe niimoodi patsuga. Aga kas Superstaari saade oli siis see, mis tõi selle muusikukarjääri nagu põhiliselt? Jaa, ma arvan küll, et ilma selleta ei olekski seda tulnud ega olnud. Oi, kui huvitav. Mis oleks olnud, kui ei oleks olnud? No tegelikult mind vägagi... Oi! Mind hästi... Oota. Kus... Oi! Kriss! Kollane! Mida sa tuled siia? Mine ära! Võiks punane saada? Nii, punane, kollane. Oota, aga miks see mäng läbi lihtsalt ei saa mitte kunagi? Ei, see saab kohe varsti. Juurde anti, vaata. Aga miks ta ei löö? Või... Sa pead nagu ise... Aga ma... Läheb kõmaki. Kõmaki lihtsalt täiesti. Mine vajuta üks peale, vaata, mis saab. Ma ei mäleta, millega ma sain lüüa. Põhimõtteliselt. Siuk lugu siis. Kuule, päris hea. Päris hea. Mis me panustada saame nüüd siis? Mainsi mängus võiks küll panna pannud või? Paneme siis mitu panust Mainsi mängus pidama. Ma panen Mainsi mängus, et Mains kaotab kindlasti selle panuse. Kellega ta mängid? Kellega mängid? Olgu. Kuule, hea töö ju. Mis asi see on? Tatar või? Kinoa. Kinoa või? On jah. Tatar raisib rõvedamalt. Teagi. Tatar on ka väga hea asi. Mulle ka meeldib. Oi, mu armastan. Kohutav asi. Tatar ja või ja sool. Mega ju. See on mega, see on tõesti mega. Kus on hea? Tatar on küll jäik. Kus on ka hea? Kus on ka ok. Kuule. Nii. Mulle meeldib see suurte pärlitega kus. Minu meelest see on rõve. Pärl või? See on tüütu jah. Väikestega on hea. Jah, võib-olla. Kuule, te saite oma selle suli saite kätte või? Mis suli? See, kes midagi siin vahutas. Oleks see nii lihtne. Ravai. Sinu kord. Ma just tahaks ka nüüd näha nagu päris nagu õiget mängu, et mõlemad oskavad. Me hakkame sulle show'd tegema või? No ma tegelikult arvasin küll, et see oleks nagu gift. Siis sa pead küsimusi küsima ka, muidu on Okei, ma küsin. Jube nagu... Et te lähete nii in the zone või? Olgu. Sa Eurovisioonile ei taha minna või? Oi, kui paljud seda küsivad. Oled sa Eesti Laulu käinud või? Jaa, Eesti Laulu olen kunagi. Nii 8 aastat tagasi. Ei läinud nagu hästi. Mis lauluga? Tead, minu need minekud on pigem olid sellised nagu loo promo, et ma ei läinud sinna vaata nagu ideega, et ma lähen ja võidan või noh. Enamus tegelikult vist ongi see. Jah. Tegelikult. Ja selles suhtes see on ju platvorm on tegelikult ju mega. Et saad teha, Kuule, tõmbad Stepaniga uued võti ja kindlalt lähed ju. Stepaniga. Stefan jumala tore tüüp. Me kunagi käisime ma olen mingi 6 aega tagasi käisime Ormiga lõket tegemas ja saad lõkki tegemas. Ja siis ma panin story üles, et nad teeme saas lõkki. Ma nägin, jah. Ja siis Stefan pani nagu sats DM-i, saas lõmm. Väga vahva, kuule sul on alternate. Oota, kes te nüüd olete? Ma ei teagi. Ma ei teagi, kes Maints on keegi vist või? Aga kellega Maints mängib? Kellega Maints mängib või? Davai. Teispidi siis või? Või saad Maints olla või? Ma võin Maints ka olla vabalt. Maints on võõrs. Mis meil teisel poole? Mul ei ole vahet. Et vaatab ühe sõnaga, aga pigem nagu
ma ei tea, mul on selline tunne, et võiks olla mingisugune hea lugu, millega nüüd siis nagu... See on suht asja alus, jah. Ja. Aga kuidas teie selle oma loo saite või tegite või? Me saime Puulubiga kokku. Vaata, meil olid kontserdid 2 tükki. Ja siis me saime kokku. Vend läheb kinoaasta ära. Kino ära. Me saime... Haimihi tegema. Ühesõnaga, me tegime kontserte paar tükki. Ja siis me mõtlesime, et jube toredad prooviperioodid olid, hästi lahedad tüübid olid. Siis me jõugedat meil siis koos aega võtta. Ja siis mõtlesime, et teeks veel midagi, et saaks koos aega võtta ja siis me läksime Võsule ja tegime selle loo mingi tunni aega. See oli esimene lugu, mis me tegime. päriselt. See tuli nagu niimoodi tuli välja kohe. Oota, kes see produ siis tegi? Puulub, Karl ja kõik koos. Siis ma ka rääkisin, pane seda juurde. Kimme ka, muidugi. Ja Kimbe oli ka, tegi nagu lakkus üle ja tegi seal mingi Vendenström. Ma ei tea, kes see Kim on, aga ma olen kuulnud. See ongi mingi rootslane, kes elab Berliinis. Kim tegi meile, mis sa tegid? Nii, fookus nüüd! Kim tegi meile... Oota, kes on nüüd? Vaamose. Mina olen valge vist. Nii, ma olen siis see teine. Läheb minna. Ja läheb. Okei, päris põnev on juba. Juba on väga põnev. Päike, kõik päike, nurga alt, varjud. Aga muidu see jalgpalli jälgib. Huvitab sind see asi, või? Ütleme nii, et ma rohkem... Kapsi tõttu midagi võiks ju olla kuskil. On. Tegelikult ikkagi on. Sa oled ju käinud seal nendes jalgpallistuudiotes, kui jaa, MM-id on. oi, see on nii tore olnud. Ja ma armastan ikkagi seda... Taktikalaua taga oled ka käinud? Sinna ei peagi mind laskma, ma arvan. Kuigi eks ma midagi seal luuletaks kokku ka. Eks sa nagu, kui sa oled tegelikult ma mõistan nagu... Kui sa oled nii palju ise mänginud, siis sa vist pead aru saama, kuidas see käib. Jah, täpselt. Ja sa ilmselt nagu näed mingeid vigu ka, mida tehakse platsi peal. On mõnus või? Väga vahvad. Hull fänn. Nii. Lihtsalt sõida sisse. Kas seiklema seal? Jaa, ma olen käinud seal, see on väga-väga tore. Jalgpallistuudiot mulle väga meeldib vaadata. Kuidagi seal on see meelu ja kuidagi, ma ei tea. On sul mingi lemmikklubi ka või sa pigem vaatad mulle meeldib MM, need on, ütleme nii, et siis ma täitsa olen nagu naelutatud ikkagi ekraani taha, et siis ma ikkagi võtan selle aja. Tuleb, kelle poolt oled? Ma vaatan niimoodi jooksvalt, kuidas tundub. Aga mul on alati tegelikult, see on jälle, ma olen nii mõjutatud oma isast, eks ole, et mul on alati meeldinud Itaalia, siis kui kunagi mängis Luis Figo mängis Portugali jaoks, sorry. Aga Itaalia on mul alati millegipärast sümpatiseerinud ja huvitaval kombel ma tean, et väga paljud on teemas näiteks Inglise liigaga ja ka Inglismaa koondisele hoitakse hästi palju pöialt ja nii, aga ma ei tea, mina ei ole kunagi nagu seda... Inglise Premi-värk tuleb see, et Prem oli esimene asi, mida üldse Eestis näidati. Mart Poom mängis seal kõige kõrgem tasemel, Eesti mängijad mängid Mart Poomist. Ja Klaavan oli. Jaa. Aga see oligi nagu hiljem, ma mõtlen just alguses, siis kui ma nii-öelda nagu fännasin, et siis kuidagi see ei olnud nii teema, see Rooney ja kes nad seal kõik olid, et Beckham veel tol ajal bändid like Beckham. Aga jah, millegipärast Itaalia. Te tõesti, te olete nii vaikseks jäänud. Aga ühtegi väravat ei ole, oi. Strateegiline mäng ikka. Jaa. Natuke minu taktikat seal otse sisse lihtsalt 10-sse. Ma ei tea, kas ma üldse Mainziga kunagi mängin ausalt seda mängu. Kas siin on mingi vahe ka, et mängid Mainzina ja siis... Jaa. Ta ikka nagu proovib olla tõetruum. Nii. Sul seis või? Ei ole sittagi, pani ära juba punkti. Olemas. Ma tead, vast poissi üliga. See on küll nõme, jah. Tuleb lukku panna. Puiss ette. Lihtsalt käega niimoodi kau eest. Yes. Ja nüüd sa vajutad seda kiiremat tuppu või? Lähed tõesti kiiresti.
On jah? Ma ütlen ausalt, ma ei ole kummagi idee poolt, ma lihtsalt olen hea mängu poolt. Spordi poolt. Et kui te näete, et ma olen niimoodi, siis see on lihtsalt selline oi. Ei ole see Freiburg mingi meeskond. Ma ei tea, Freiburgil, kus nad üldse liigatabelist praegu on? Mõlemad vist keskel on, jah? Mainz on välja langenud. Te jälgite Saksa liigat ja teate täpselt, mis... Ma tean, et Kohvril on mingisugune teema, mis selle... Me mõlemad jälgime Saksa liigat peaasjalikult, ja... Aga mille pärast see on teid? Ja Dortmund, jah. Mina olen Bayern Müncheni fänn ja niimoodi me olemegi rivaalid. Miks siis või kuidas te olete leidnud selle Saksa liiga? Kui ma olin väike poiss, Väike poiss. siis minu ema... Jaa. Temal Saksa kanal kodus oli. Saksa kanal. Ai! Mina vaatasin multikat. Multikat. Zubaza. Ja ühesõnaga siis... See oli peale loetud need... Saksamaal on... See oli mingi Jaapani või jalgpalli multikas. Vaatasime seda värki. See oli kõige kõvem multikas üldse. Ma tahtsin väravahti olla, sest Subasal seal väravahil oli nokamits oli peal. Õudselt äge oli minu arust. Ja siis Subasa oli mingisugune Jaapani 13-aastane Messi nagu. Mul oli see, kui seal multikas nad jooksid, siis nad jäidki jooksma. Ja üle mäe oli kogu aeg nagu jõhker jooksmine käis. Ja siis ma rääkisin naabritatile, ma vaatasin Subasa multikat ja siis rääkisin, et öösel kell 4 näitab jalgpalli ja siis seletasin talle neid multika asju, et see juhtus päriselt. Mul oli see lugu, kuidas sul oli mingi vene tatt oli naabripoiss. Siis osad talle nagu vene keelt. Ma oskasin ühte sõna. See taskus ainult ühte asja. Ja see oli ropp või? Ei tissu taas, vend tuli kohale. Vend tuli minu juurde, mul oli noh, ma ei tea. Kogu aeg idissu taas. Suruti ära. Suruti ära. Freiburgi põhise. Laul minu uuelt albumilt. Suru ära. No suruti. Päris kitsas nurk oli tegelikult, aga näed. Vahi. Kuule, rääkides albumist. Pidid tegema midagi ju. Ja tegelikult päris palju on tehtud, aga ja nüüd... Ja siis pandi plaadifirma kinni ju. Seda ka, jaa. Aga... Õnneks on plaadifirmad maailmas veel. Jaa. Mul on lihtsalt nagu see, et päris palju on materjali, aga nüüd nagu, et mis see nagu sound peaks terviklikuna olema või mis suunda või millised nendest loost on nüüd parimad ja midagi peaks... No... Boy Pepperoni. Nii või? Boy Pepperoni on ju Boy Genius. Boy Genius. Boy Genius. Kui vana Boy Pepperoni on? 20. Juba geenius või? Ta oli enne juba geenius. Wow. Geenius vist oli noorena juba geenius, ta ei ole. On küll, jah. Ma ei tea, kas sa geeniuseks nagu saad või sünnid. Kus on nüüd triblad seal? Hästi, siseneti lihtsalt. Tegi nagu... Täis kiirus! Miks see Mainz nii kõrgel on oma liiniga, ma aru ei saa? Ei oska öelda sulle. Okei. Ehk siis sa otsid nagu soundi, ma saan aru. Teagi jah, midagi nagu ma lähen stuudiosse, siis ma ütlen, et nüüd võiks teha nii ja nüüd võiks teha naa ja siis ongi erinevad. Saad produga kokku ja siis hakkad toimetama? Tead, või on mingid taustad olemas juba? Pigem ikkagi nullist ja vaibime ja siis vaatame, et mis saab. No. See hullu klubistate, aga midagi nagu ei... Üks on ikkagi. Oi, jah, nii lihtne on siin niimoodi rääkida ja survestada, kui ise ei pea mängima. Paps ei mängi või? Kuule, ei mängi enam, jah. Ta teeb kõike muud peale jalgpalli. Sest et see jalgpall ikkagi jätab oma jälje, kui sa oled seda teinud tippsportlase. Eks kõik vist ole, on ju. Laudan ka lahe karaoket, aga siis kui sa pead juba nagu mingi... Oi, plaa, küll ollised! Kui sa pead minema
4. päeva järjest kell 2 peale öösel, siis nagu on tütu. Et ikkagi mingid asjad saavad läbi! Go! Üksi pead laskma lihtsalt lööse ära. Lihtsalt Toimub, mis toimub? Selline bardakk. Ise ehitasin. Kuule, see oli päris hea ju. Ise ehitasin endale. Õudne. See on väikse tomati selle peale. Pane üks tomat, jah. Vaata, kui kõigil on nii tehtud soengud siin mängus. Kõik on just juuksurist tulnud, mul tundub. Aga jalgpallurid vist tegelikult ikkagi nagu teevad reeglina. Vist jah, see on ikkagi... Ma ei tea, kus naiste jalgpallis on. Paks patsi. Pats ja siis see kumm pähe ja platsile. Tundus, et see Beckham hakkas kunagi aja. Ma ei tea, kas te vaatasite seda Beckhami dokumentaali või? Jaa. Kuidas tundus? Norm või nagu mis sa mõtled? Ma mõtlen, et kas sul oli eelnevalt mingi eelarvamus temast ka või oli seal midagi, mis sind üllatas? Ei, ma nagu, vaata, kuna ma olin väike poiss tol ajal, siis ma seda ei mäletanud, kuidas ta seda abuset sai kogu aeg. Muideks sama. Aga ma arvasin, minu mäletamist järgi on ta alati legend olnud. Täpselt. Sai abusi või? Ma ei ole näinud seda. Ta sai ikka normaalselt. No ikka retsi. Ta lõi mingi olulise pendla. Ei, ta sai punase vist mingi olulises kohas. Ei, ta läks, ta midagi läks ja lõi jalaga või midagi, et kui ta kukkus, siis ta pani veel ekstra seal väikese tutsu nagu. Ja siis kohtunik tuli ja ütles, loll. Jah, ta sai punase, jah. Ja siis sellepärast sai abusi pärast või? Ei, no ta sai sellepärast, et Inglismaa kukuks välja enam nagu tema selle... No pidi 10-ga mängima. Okay. Ja see oli mingi väga tähtis otsustav mäng ja siis seal oli, et nii noor poiss tegi nii noore või nii lolli vea, et vaata. Ja siis see oli ikka... Ma ütlen ausalt, ma ei respekt, et ta et ta vaimselt kokku ei kukkunud. Inglise press on vist olnud ajalooliselt ka kõige hullem asi üldse nagu. Seal Robbie Williamsi dokumentaalis, mida ma niimoodi poole silmaga vaatasin, sain jälle nagu tõdesin seda, et tõesti, et eks see press on, et... Ma ütlesin niimoodi nagu... Mire? Maintsen ikka paskri. Aga see oli päris hästi niimoodi slikerdati ära. Kindlalt lahendatud, ütleme niimoodi. Pehme lööks sinna taha posti. Veereb niimoodi, vaata. Täitsa posti kõrvale. Päris huvitav, jah? Ui, sonks tal on. Sa oled sonks ikka. Ei, ma nagu... Aareboiss. Et ühesõnaga, eks igal pool see meedia ja kõik see, et ole nagu tüütu inimeste jaoks, kes on, et tahavad tegelikult lihtsalt olla, ma ei tea, artistid või teha oma asja ja siis sa pead tegelema veel mingisuguse, ma ei tea, välise müraga. Rääkides sellest Aareboisist, et sa järgi mingid ekstreemseid ideoloogiaid või? Mis asja? Kas sa jälgid või? Kas sul on mingi chat, mida sa kardad, et nagu lekib või? Mis asi? Mingi grupi chat on sul, mis on nagu siuke kahtlane või? Ei ole. Ei käi mingitel huvitavatel saitidel või? Dark Webis käid vahepeal või? Mis asi on Dark Web? No vot, siis nüüd praegu räägib, et ei tea, mis on Dark Web. Ei, aga päriselt, mis asi see on? Aga Dark Web on ikka veel teema või? Vist pidi olema, jah? Ongi nii või? Ma ei tea isegi. Oota päriselt, mis asi on Dark Web? Või kas see asi on tohib üldse rääkida või? Interneti nagu... Sellest ei tohi rääkida. Kas see on see sõna nagu Voldemort, et Harry Potteris ei tohi öelda tema nime? Ei tohi rääkida. Voldemort ei tohi öelda Harry Potteris või? Ei tohi. His name that cannot be used. Oli alati. Kristjanile ei meeldi nagu fantaasiaga ulmefilmid, siis ta ei ole Harry Potterit näinud. Harry Potterit ei ole näinud või? Ma olen sõrmust isanud ja võitsinud kunagi vaata. See oli... Nüüd on veel mingid asjad, mis on mingi umbes... Game of Thronesi näiteks mina ei ole ka näinud. Täis mõtta asi, ma olen veendunud. Mulle väga meeldis. Ei löö ära! Seda vaatab vist mingi 5 aastat, mulle tundus. Aga ta oli ikka väga põnev vaatamine. Ei, ma usun, jah. Väga põnev. Mingid draakonid ja kollid ja kuradi. Nad elavad mingi tornides ja kuradi. Õudselt kihvt küll. Mingi vend käib mingi sauaga ringi teis. Ma olen juba mingi 400 aastat vana, no veits on pohhu. Sul oli ikkagi veel... Kus näita, milline auto sul on? Kiired ja vihased üks oli. Mis mussi teil tehakse, räägime sellest. Family raisk. Priit, ma rõhutan, sa mängid Maintsiga.
maitsen päris õudne, Oota, kammist teile meeldib maitseda elas seal või? Elas. Päriselt ka. Vaata, kui aeglane see vend on, vaata, kui aeglane. Aga tõesti, aga sa ei pannud seda kiirust nuppu? Ei, ma panin täiega. Panid või? Vend lihtsalt on aeglane. Mõni inimene ei ole kiire nagu sina. Ei ole, jah. Mõni on suur ja aeglane. Suur ja aeglane, aga väga tehniline. Ja ülikõva. Ühesõnaga, Dark Web on selline koht, kus sa saad mingi relvi tellida ja värki. Väidetavalt. Väidetavalt. Ma ise ei ole kunagi tellinud relvi, aga... Ma ei ole ka Dark Webis käinud, kus relv? Ei ole. Ma ei tea, kus sinna minna. Issand, okei. Google'isse Dark Web. Oliver, sa tead Dark Webist midagi või kuidas sinna saab? Mida? Läbi Sibula. See on mingi brauser, on ju? Aga kuidas sa nagu hakkad, kuidas sa oli jälle Google'is siis mõelda, on ju? Või on mingi Dark Webi Google olemas või? Dark Google. Oi! Kule, õudne värava vaatan seda. Mis asja, mees väga oli valmis praegu. Lähme nüüd. Pane, kiirus on upp. Pettumus. Läbi sai. 3-1 jah? Ja lisaaeg isegi, vaata. Pole nagu hullu, jah? Mis siis, kuidas hindate oma mängu? Teagi. Ma olen veendunud, et Maits kaotab selle mängu. Sats ei olnud nagu väga hea, Ja... Nagu päris maailmas. Aga me saame 2 panust siia panna või? Paneme siis. Paneme 4 sotti selle peale, et Maits kaotab. Mis asja? Okei, need oli tegelikult väljas ka ju mäng. Mitte koduväljakul. No aga võõrsil, siis... Freiburgi, aga võit, äkki paneme siis võit või viik või? Läheme nagu natuke väiksema riskiga. See on nii lamp. See on lamp, jah. See on õudne. Paneme ikka nii, et on pandud. Paneme mingit väravat ka juurde või? 400. Kas paneme väravat ka juurde või? 2 väravat võiks panna. Üle 2 poole või? Näita, mis seal toimub. Oota, aga kui me paneme ainult Freiburgi 3 väravat veel juurde, mis siis saab? Üle 3 poole. Üle 2 poole. Ei, ära paneme Freiburgi, paneme kokku 3. No aga siin on 5, vaata. Kui me paneme 4, me võidame 2 kilo ju. Ja siis võidategi. See on juba päris nagu summa ju. Kuule, aga tõesti, ma arvan, et... Elame veits, no. Tähed on joodud ja... Oota, palju, mis see koefitsiendi vahe on lihtsalt üle 2 poole? On 1,74 ja Freiburgi üle 2 poole on palju? See oli kokku 5. 50 oli. Ei, siis paneme ikka 50 loomulikult. Mis me nalja teeme? Olete kunagi nii retsi pannud? Tavaliselt me ei võida väga palju siin. Me üldiselt oleme kaotavad mängijad. Kahjumlik üritus on meil. Kusjuures me nagu eraelus oleme ikkagi nagu hoiame enam-vähem 0. Kuidas te seda teete? No nagu kui panustad nagu ise oma ajudega, aga kui me siin teeme neid edevaid panuseid, siis... Tegelikult me ei tee isegi nagu edevaid panuseid. Ei tee nagu, meil lihtsalt ei lähe nagu hästi. Meil ei ole antud, jah. Aga miks teil eetriväriselt siis läheb okeilt? Ei teagi. Ei tea, seal me oleme enam-vähem 0 sumada. Ma proovin nüüd seda smuutit. Kusjuures see smuuti oli päris hea. See polnud viga, jah. See on nagu selline, ma ei teagi. Liiga tervislik või? Kuidas me 3. mängu teeme? Võime niimoodi, et sina Liisiga minu vastu 1 pool aeg ja mina Liisiga sinu vastu 2 pool aeg. Tavai. Ega sa tood need, eks sa tood mu sealt 0-st välja. See on niimoodi, et on nagu 8 ühes meeskonnas. Saab tiimi tööd teha ja... Seda ma oskan. Päris hea on, jah? Päris hea, jah. Kus laulu läheb? Ma arvan, et okeilt. Vahva video oli. Nii tore, aitäh. See Geisha kommikaader oli ülikõva lõpus. Mega. Päris ausalt nagu väga nagu muhe. See product placement on alati selline, ütleme, et kuidas sellele läheneda on, jah? Kas ma söön jälle seda kommi ja... Just see oli äge, et sa ei söönud, et see oli nagu kommipaber oli maas. Jah. Mulle vendis. Et suht palju nagu mingeid pisidetaile, mille taga on asju, aga ma isegi ei kujuta ette, kuidas tavainimene seda vaatab, sest et ma isegi ei tea, kuidas tavainimesed muusikat enam kuulavad. Spotify's vist või?
ei ole eestlased, see Eesti Spotify, seda kuulab mingi 1%. Tallinnast väljas YouTube'ist või? Tegelikult on YouTube ja siis on, mis veel, ma võtan tervet nagu Eesti elanikkond, et ma olen nii palju aru saanud, et Spotify on ikkagi nagu, seal on hästi palju lihtsalt nagu hästi noored vist, aga seal ei ole nagu seda tervet pilti ei ole tegelikult Spotify kuulavad need, kellel on aega mussi kuulata. Ehk siis ongi noored ja mingid kuradi kunstiinimesed ja meiesugused lurid. Aga üldiselt vist mulle tundub, et üldiselt eestlane saab muusika kätte Sky Plussist ja MyHitsist ja Elmarist. Ja mulle tundub tegelikult, ma arvan nii, ja mulle tundub, et nagu see protsent, kes muusikat päriselt kuulab, et ta viitsib kuulata ja analüüsida ja otsida ja nagu, ma arvan, et see protsent on suht väike. Jep. Ma ei tea. Ma arvan küll. Ma ei hakka alahindada Eesti inimesi. Ei, ma üldse ei alahinda. Mina arvan lihtsalt tõesti, et kunagi näiteks sa kuulasid muusikat, ka mina kuulasin nagu YouTube'ist kuidagi. Sa lõid need albumid pandud üles kõik asjad ja vaata, sa jääd justkui nagu oma harjumuste orjaks. Et kui sa oled kunagi seal käinud, siis sa käid ka tihti peale ikka jäädki sinna käima. Et isegi kui on nagu Apple, no mina kustutan üldse Apple Musicut. Keegi Eurovisioonil veel kasutas? No ma kasutan, sest meil on mingi perepakett ja siis ma mingi okei, ma kasutan siis ka. Okei. Aga nagu... see oli jumala hämmastav, nagu kõik kasutab Spotify, siis mingi ma ei tea, kes oli, et kuule, aga trükki sisse, siis kuhu ma trükin sul midagi sisse. Mis asi see on, siis vaatasin Apple Music. Jep. Valge ja hall. Jaa, valge ja hall. No ta ütleme nii, et ta on natuke maas ajast. Aga seal on vist kõik samamoodi olemas ju nagu igal pool. Ja, kõik asjad on olemas. Nagu otseselt millestki ilma. Jah, lihtsalt nad ei ole nii palju vist pannud. Aga sa jaksad kuulata mussi või? Siis kui ma last ootasin, siis ma tegelikult väga ei kuulanud. Ja nüüd ma olen mingid albumid kuulanud, mis ma olen vaadanud, et okei, tunduvad huvitavad, põnevad. Mulle hullult meeldib artist Sudan Archives, ma ei tea, kas te teate? Ei. Soovitan kuulata. No, ta ei ole nagu pop-muusika, ta on täiesti siuke mingi räpib ja ise mängib viiuldaja mustanahaline naine. Tead, kes veel viiulit mängib või? Noh. Boy Browni. Mis siin toimub? Okei, me peame Boyga tegema mingi sessiooni, mulle tundub. Aga jah, see on täitsa nagu tore. Ta pidi täna sisse olema. Kellega? Lupsiga vist. Mis asi? Nubluga vist. Täna juba või? See oleks teisipäevast. Ma ei tea ka, ma ei ole kursis sellega. Ma lihtsalt nagu vaatasin seda scrollisin seda grupi vestlust. Aga kus te kuulete muusikat? Spotify. Jah. Mina peaasjalikult. Ma kuulen viimasel on hästi palju Vikerraadiot. Jah. Ja Vikerraadiost tuleb hästi palju sihukest mussi, mida sa näiteks kuuled kuskil nagu kui on sihukesed nagu ma ei tea, mingi Võrumaa laulupidu või midagi sellist. Vikerraadio minu arust saab erinevat mussi. Mulle meeldib väga ka Kuku raadio muusika. Kuku raadios on, sul on ikka nagu klassikud kuulsad laulud. Aga Vikerraadios on sihukest nagu mingit nagu Eesti täiesti radari alust asja, mingisugune sihuke B-kategooria. Mingi Liisi Koikson laulab mingit laulu. Mingi ühe kitarriga, mingit sihukest asja on. Lahe ju, tegelikult, kus sa muidu nagu võib-olla ise oskaks otsida ja siis kuulad ja tihtipeale ka, kui ma autoga sõidan, siis ma pigem kuulan raadiot nagu. Ongi kas Viker, Kuku või siis Raadio 2. Ja mul ei ole aega nagu kureerida enda mingit playlisti enam. Nii et nagu lased selle weekly lased läbi, mis sul tuleb, on ju. Ja siis mulle vahepeal ma kuulen Benji B show'd lihtsalt. Et noh, et nagu kursis hoida, et midagi nagu noppida sealt, aga ma ei tea, ma ei viitsinud seda Metro Boomini albumit ka kuulata ausalt öelda. See oli nii igav kuidagi, ma ei tea, see muss on minu jaoks juba viimasel ajal igavaks jäänud. I don't know. Aga kui seda aega nagu, kui sa tahad nagu mussi kuulata niimoodi, et sa avastadki mingeid uusi asju ja kuulad albumeid läbi, see sitaks aega. Läheb aega. Ja see ongi siis prioriteetide seadmise küsimus, on, et kas sa nagu... Ja kui sa tööd teed, siis üks asi hakkab kannatama, kas sa ei kuula seda mussi või siis nagu sa hakkad seda mussi kuulama ja siis sul see töö... Noorena oli nagu hea, vaat siis oli nagu aega sitaks ja mingi koostus väga ei olnud siis nagu võisid teha, mis tahad.
ja teised kuulasid ja sul oli ühine jututeema, oli see muusika, mida te koos kuulasite või nagu eraldi kuulasite ja siis muljetasite, aga praegu ma ei tea, me ei saa enam kokku nagu siuke, ma ei tea, kas sa seda kuradi ei teagi, mis siin välja on tulnud. Metrobuumid kuulasid. Ajad muutuvad. Ongi. Nüüd tuleb kaasas käia. Aga ülikõva on vanemaks saada, mulle väga meeldib. Mulle ka meeldib muideks. Ülimõnus. Ma just mõtlesin ühel päeval, et kas ma läheks tagasi, ma ei tea, aega, kui ma olin 22. Ei. Ma läheks, ostaks krüppi korra ja tuleks tagasi. Sama, praeguste teadmistega läheks kindlasti tagasi. Aga ma ei viitsiks sul ei ole neid teadmisi. Ja siis ma ei viitsiks. Sa lähed ikkagi samasse kohta. Lähen praegu 22 aastaseks. Ja sama koht, kus oli. Ülikoolis vaene. Tüütu. Pothead. Ei viitsi. Oli pothead või? Muidugi. Ja siis mul mingi moment see villand lihtsalt. Ja siis ma nipsust enam ei teinud. Mul hakkas igav. Ja siis mul nagu ei maha. Ma näiteks suitsetamise samamoodi maha. Et mingi moment juba oli vastik. Ja siis mul enam ei teinud. Snuusi ka ei tee või? Pole, ei tee. Ma olen nagu proovinud, et nagu, mis see snuus siis on ja noh. Jaa, Skandinaavia. Aga ei tea, ei jää külge jah. No jah. Kook on päris hea teed. Minu sõber on alkohol. No võt, varsti on minuga olnud nii heas kui kurjas ja... Varsti sai võib-olla ei joo ka. Kusjuures ilmselt nii on jah mingi. Ma arvan, et mingisugune mõned aastad veel ja siis mul hakkab sellest kui igav. Praegu ka juba, ma ei tea, nii kuradi tüütuks on muutunud. Kõik on nagu sama. Ja, sul ei lähe huvitavamaks enam. Meil on ka väga palju sotsiaalseid kohustusi olnud seoses alkoholiga, nii et või nagu sul on mingid sotsiaalsed tegevused, kus on nagu, no ma ei tea, kas sa lähed nagu Eurovisiooni pre-partile Barcelonasse ja Londonisse, nii et sa oled 2 päeva täiesti kaine nagu. No kui sa oled Läti esineja Dons, siis sa tõenäoliselt lähed, sest see vend võtab nii tõsiselt ennast. Mis asja? Lätlane Dons. Kes esindab Lätit, nii? Ta laulab hästi. Laulab väga hästi. Aga juba tõsiselt võtab ennast. Aga hästi tõsine kujul. Et nagu 0, nalja 0. Väga ei ole, jah. Meelelahutust, lavale, show ja koju. Ei lavalda nagu ikka, ta hoiab nagu, noh, sa vaatad teda ja ta laulab juba hästi, aga nagu väljaspool lava tüüp on üli tõsiselt. On jah. Aga nagu ballaad... Me hommikul võtsime seal juba hommikul mingi väikse kuradi siukse laulu oli sisse, see vend pani piitsa seal kuradi jõusaalis. Mis on fine, mis on jumala okei. See on väga tore tegelikult. Ma ise ka hellitan alati lootust, et ma võtan mingit trenni eest kaasa. Aga sa ei teinud mingit trenni siin millalgi või? Ei, ma olen peale seda lähen ka, aga lihtsalt nagu ma olen alati hellitanud seda lootust, et ma reisil võtan kaasa. Ja siis nagu naisega lähme ka kuhugi, siis et peaasi, et oleks jõmm, oleks seal selles hotellis. Ja siis ma kunagi kasutatud mingi 3 reisil kokku 21 päevast, mingi 2 päeva käisimist. Kui me bändiga kuhugi reisime, siis on nagu naiivne on mõelda, et me lähme nüüd jõusaali nagu hommikul. Sest meil on, vahepeal me lepime kokku, et okei, et nad teeme nii, et nagu ärme tee nagu see, et hoiame nagu liini. Mida me üldiselt hoiame ka, aga... Aga jõusaali vormis see ikkagi hommikul ei ole. Jah, siin mingi moment on ikka, kell on seal 12:30 päeval ja siis... Teeme mingi mulli ka. Nii, mis me teeme siis? Üks mäng on vist veel või? Oota, X oli sööt. X oli sööt. Ja see oli... Ring on löök. Me tuleme sinu vastu siis Liisiga praegu. Davai, mis me mängime? Meil oli see mingi... Barcelona ja Clasico on ju. Real Madrid, Barcelona. Kumb kodus on? Kumb sa ole tahad, Barcelona või... Madrid. Madrid, oleme Madrid siis. Mine sinna poole ja vasakule. Aga alkoholi juures on tore just see rituaalsus, mulle meeldib see nagu, et kuidagi see camaraderie, mis... Jaa, aga ta nagu muutub ikkagi liiga tihedalt nagu tarbides muutub ta tüütuks ja selliseks nagu... Ja mis on minu arust täiesti mõttetu ajaveetmisvorm on mingid aftekad nagu. Lähme, oleme kellegi köögis veel mingi kella 5 hommikul nagu kuuleva sõbele. Mille jaoks? Kes see võidab seda? Mis me õppime? Kooki tahad või? Päris okei oli. Oota, ma praegu isegi ei taha, ma siin valmistun. Kristjan on see, kes ei valmistu hetkel. Ma olen juba valmis. Oi, pleed. Et sina oled valmis enda arust praegu, jah? No anyhow, mina vägagi soovitan proovida seda alkoholvaba elu ja nüüd võibki tegelikult minna nii nagu mul, et mul on nüüd 3. aasta
0 jah? karsklane ja 0 jah. Ja täitsa sobib jah? Meeldib? Hullult sobib, ma isegi, ma ei tea. Ma ei julge isegi öelda, aga et kas ma nüüd terve elu seda, oota. Aga sa ei ole nagu šampi ka võtanud? See kollane tüüp, vaata. See on üleval. Okei. Täitsa valesti jooksin, ja, vaat see on mina. Aga sa oled nagu täiesti nagu karsklane, et nagu kui on ma ei ole isegi lonksu võtnud, mitte nagu ei ole maitsnud. Aastavahetus on ja šampi ei lähe. Ei. Sööda. Jüle ja tiivitöö. Aga kuidas sul see otsus tuli? Lihtsalt mõtlesid, et prooviks või? Või sul... No, ma ei tea, kui nagu siuke saade see siin on, aga... See on igasugune saade. See saade, milleks me selle teeme? Ei, et tegelikult mul oli see, et... Panen sulle. Oota, Pressure peal, söödame. Usklik oled või? Jaa, mina ei kaotsin palli. Ei! Aga jah, kaitse peab. Raske on rääkida. Palju sul raha praegu kaasas on? Küsime päris küsimusi. Miks oma Audi väljad nii ära oled pöörud? Kuidas sul need? Oi, ilus konks. Ma ei saa nagu aru. Vaat söödup oli see X. Ja, sa paned seda peale lööki. Ma panen ikka täitsa peale lööki, nagu igas momendis ma panen peale lööki. Oi, kui hea. Nii, söödan sulle. Ei, ära sööda mulle. Ära, miks sa tegid nii? Ära! Kõik on kontrolli all. Nii, sööda mulle nüüd. Boom. Hakka minema. Okei. Nii, 5 eurot on sularaha praegu. Küsimused ükshaaval ette. Ei, tegelikult ma alustasin seda mitte joomist sellepärast, et millega? Kogu aeg läheb meelest ära. Sellepärast, et esiteks oli see septembris ei joo hakkas lähenema, siis ma mõtlesin, et ma proovin, et pole kunagi proovinud niimoodi 6 aega järjest ja tundus lihtsalt huvitav asi. Ja siis oli, pluss veel, ma arvan, et paljud on kuulnud, et mul on üks selline haigus nimega endometrioos, mis siis on nagu põhimõtteliselt krooniline põletik kehas. Sellega nagu vist ei maksa alkoholi juua, jah? Ja alkohol ongi nagu põletiku tekitaja, ehk siis see oli üsna selline... Ära jumal ees! Sööda mulle! Sööda! Söötmine! Ainult peale löögid on sul, ainult peale löögid. Oota! Mul on üks hüpotees on toitumisalane. Jah. Et vaata need X-i. Rannakülade parmud. Jah. On jube tervislikud. Või terveks. Nii, aga kui terved nad tegelikult on nüüd? Seetõttu, et nad söövad palju lihakonserve või neid kalakonserve. Väga hea sööt sinu poolt. Ja pane tiimi eest. Ära jumala eest mulle anna. Ära isegi nagu mõtle selle peale. Vaatu kasti, sa paned üksinda! Löö! Pennale. Kurat. Ai. No, midagi me seda tegime. Ja kalades on palju omega-3 ja see on põletiku vastane, nii et nad on õudselt tugev, nagu terved. Milles sa räägid? Rannaküla parmud on... Üldiselt parmud, nad söövad palju kilu ja sükst värki. Tavai. Aga see alkohol, mida nad tarbivad, see on nagu... No see nagu nullib ära, no. Jaa, täiesti nullib ära. Nii, sööda. Oota, millega? Peaaegu. Aga päris hea. See on okei. Ülikõva. Nii, nüüd sa võid uuesti söötma mulle. Kus sa oled? X-i alla siia näiteks. Okei. Ma olen sul uuesti. Sööda.
Aga annan sulle uuesti. Me päriselt mängime. Ma hakkan nutma praegu. It's a game. Nii. Nüüd lihtsalt tõmbasin kuskile minema. Nüüd on Oot sööd ma uuesti mulle seda. Ei, Kris! Üks sööt liiga palju. Noot on ju. Nii. Sööda. Oota, Sina oled keskel. et ühesõnaga ma natukene nagu lihtsalt jäin mõtlema. See on alatu praegu. Kris, ma üritan rääkida oma räägid sulle haigusloost. See lihtsalt... Mees, kes läheb... Nii, haigusloo. No, kui sa nüüd ükskord veel tuled ja paned ühe värava, siis ma ei teagi. Teema on päris tõsiseks läinud. Okei, räägid lugu, kui siva ära siis. Ma ei saa ju. Sa näed ju. Mu aju ei tööta. Jookse! Okei. 2 peale lööki oleme saanud. Päris asjalik. Päris hea. Päris rets. Sa ei tule minu... Ussa peaga panid niimoodi või? Oi. Nii, söödame. Oi, väga hea. Ma ei siis ka aru, kus Pigem ma söödame olen. rohkem kui vähem. Oi. Hästi! Mega hästi! Väga hästi. Ja lähe! Väga hästi Ma väga vabandan. Väga hästi katsid teise vennaga. Ma olen selline, aga ma olengi selline, seega ma ei saa midagi teha. Ma niimoodi karjun ja... Väga hästi. Nii. Ma ei siis iga, kus ma olen. Ma näen, et sa teed väga head tööd jälle siin. Mina panen nagu peata kana igas suunas. Põilõunaidales. Ei, Kris, ma ütlen sulle, kui sa tuled siia veel üks kord. Siis... Ma etib seal kuskil väljaku otsas, üritan jälle kurdi sisse sõita kellele. Vanurite hääled, mis me teeme. Oi. Real Madrid. Tead, mis mul täna jõhkralt närvi ajas? No. Käisin söömas ja siis toodi maht, toodi pokaalis. Mind teeb ilgelt närvi, kui maht tuuakse pokaalis. Mind ka. Maht peab olema klaasis. Pagem, kurat, klaasi sisse naljad. Selles suhtes pokaalis. Okei. Ja. Niristavad selle mingi edeva mahla ja siis... Nii, sööda. See on mina. Sa pead söödma. Ma nüüd lähen. Oota, kus sa söömas käisid? Fotograafis kas? See on Arno võileib on juba. Kuule, aga tegelikult seal on ülihead mahlad. Värsked mahlad. Ongi, aga miks ta pokaali sees? Ei, aga mina ütleks, et seal isegi see sobib. Ma ütleks, et see ei ole... Tüüt on juba pokaalist mahla ju. Mul käed on kõik läbi märjad, ma olen nii närvis. Nüüd sa vahetad vist ära või? Nüüd sa või liist vahetad ära või? Sina olema, vahetame puldid ära meie siis. Ei. On nii või? Kaks on või? Ühe varastasid. No. Kasutasid sellist õrna momenti. Nii liisim, mõtleme peaga nüüd. Kuule, ära looda palju sind. Sa tahad, et ma esimest korda mängin seda mängu, siis ma hakkan siin intervjuudu võrrandma. Minu meelest väga... Nii, ma olen siin all. No ma üritan! See on alatu Priit, noh. Kus see alatu on? Mis see nüüd oli? Okei. Paneme ussi ka või? See vendi saad uuda ussi panna vist. On sellise poisi. Usso! Nägid seda söötu või? Nii mine. Okei! Ma tulen üle tergi, vaata. Tulist ära! Ma ei tea, miks ma olen selline. Ei, see on fine. See oli välja seond või? Vist on. Minu meelest oli. Kohtunik on ära... arvesse, okei. Kui sa ennast arvesse ei võta, siis kes on kõige paremad lauljad Eestis? Mina ei ole kunagi nüüd arvanud, et mina olen mingi tohutu laulja. Okei.
Loll, lihtsalt ise löön palli välja. Aga kui sina ei ole laulja, siis kes on laulja üldse? Ei, kuule, ma arvan, et kõik on lauljad selles suhtes. Ma lihtsalt... No laulda võib iga loll, aga nagu meelt lahutada kõik ei oska, noh. Ära ütle, et mina väravast, ma lihtsalt ei taha seda võtta. Yes, see oli ju. Seni kuni nulli hoiame on hästi kõik. Ja. Ussa! Ei, noh, see on... Võid sulus. Natukene. Mis see nüüd oli? Sulu veis oli mingi 8 meetrit. Aga päris hea, jah? Oota, aga midagi siin veel. Ei, mingi viga või? No vot. Mis asja? Muidugi viga. Vaata, kuidas sa mängisid. Loog on ju. Oi, siuksed triki tegid või? Hopsti, kuule, söödumäng. Paneme ühe veel. Nii, kas saame 4. ka kokku või? Oba! Ei! Ära isegi arva, et sa tuled siia. Ei. Boom, badi-bidu-badi, di-bidi-bidu, ship-bidi-bidu-bidu-bidu. See on mingisugune... Kus ma olen? Pepa the Pig. Kus ma olen? Jalka chant. Päris kõvaks tegelikult selline chant. Milvooli staadion. Ultrat paneks vaata. Kao eest. Ei. Saksa ultrad vaata panevad oma mingid varianti sellest. Kus sa jooksed? Reamonni Supergirlist. Mis on iseenesest väga lahe. Okei, 1%, 95%. Ma ei tea, mis see tähendas küll, aga... Ja see oli just võidu... Šans või? Jah, probability. Oi, jumal. Kas inimesed vaatavad seda saadet nagu täitsa niimoodi... Ma ei tea, miks nad vaatavad seda... Kas vaadata oma saateid Eestis? Päriselt. Ei, tegelikult ei ole. See on see... Mis see saade oligi? See Kuula mu häält või? Ei, kas ma oskan laulda või? See, kus sina oled ka. Ma näen su häält. Ma näen su häält on esimene. Kuula mu saadet. Kuula mu saadet. Stand-up on iga neljapäev. Ja siis meie oma 3. Okei, oota, nüüd pean mina midagi tegema. Boom. Lihtsalt niimoodi. Lihtsalt otsustasin niisuguse hästi halva löögi anda sulle. Aga vaat see on see, et ma tean, et sa oled nii hea! Go! Mulle meeldib see, et me saame nagu juba vaikselt mängime. Ma ei tea nüüd, kas me nüüd mängime. Oi, kui hea sööt, Liit, super! Pane nüüd! Oi! Jällegi lihtsalt vabandan, et ma olen selline. Aga need on ausad emotsioonid ja sport tegelikult paneb minu vähemalt niimoodi umbes 110% tööle. Lihtsalt emotsionaalsus ja kõik see, noh, ma isegi ei saa aru, kuidas inimesed saavad olla niimoodi vaikselt. Tuimalt vaadata. Ja vaadata. Selles suhtes see on uskumatu mingi eripära ja enesekontroll, aga ma ei tea, kuidagi sport on nii... Mul on mingid mängud, mida ma tahan üksi näha, sellepärast et ma ei viitsi kellegi nagu juttu ajada. Päevakord tahab alati vestelda, kui mängu vaatad. Okei. Mis on fine mingitel mängudel, aga kui on nagu Dortmundi mäng, siis ma tahan nagu süveneda ja vaadata ja olla pahane üksi. Aga kas sa nagu ropendad ka või ütled niimoodi... Eriti rõven siis, kui väga nagu... koledalt. Hirmus kurjaks on ja siis tuleb abikaasa oma geniaalse arusaamaga, et see on ainult mäng. See on kõigest mäng, mida sa rõhuga? Oi, Kalla, no mida ma tegin? No. See täitsa piinlik oli, mida ma siin korraldasin. Mingid mängud, ma ikkagi Bayerni mänge vaadanud selliselt, et sa oled nagu telekale nagu mingi poole meetri peal. Ega hakkad juba sisenema. Mega detailselt tahad nagu lähedal olla, mis seal toimub nagu nii närvis. Oi jaa, kuidagi... Jaa, say what I really want. Mine lihtsalt koju!
Ei. Ei! Nii, nüüd on aega. Rahu. Kohe välja. Rahulikult. Ma ei saa, mu veri nii keeb. Nii, aitan alt. Jumala eest. Lõpeta ära palli. Ei olnud. Kuidas sa niimoodi tehniliselt mängid? Jumal. Nii, nüüd on aeg, Liis, ära jumala eest Ja viska. ma nagu mingi, ma siin palliga, põrgatan. Okei. Vau. Kuule, super. Normaalne. Oota, mu käsi. Okei, nüüd on parem. Mul tekib see ikkagi. Siuke värk siis. Siuke värk siis, jah. Kuule, aga see oli juba midagi. Kuule, aga siis sinu panus mulle tundub. Siis on nagu viisakas, kõik on midagi saanud ja sööme kokki ka. Oota, mis panus? No Real Madrid, Barcelona. Mis arvad, kes võidab? Ei, kui palju väravaid lüüakse, mida iganes. Igast variante on siin, jah. Peaasi, et 1.40 on nagu minimaalselt koefitsient. Real Madrid, ütleme, et võidab. Aga Barcelonal on nii hea koefitsient. Oi. Päriselt või? Oi. See ongi nüüd live. See on nädalavahetuse mäng. Ma arvan. Kui sa võidad, saad raha isegi selle käigu eest. Ei, okei. No, kuidas Barcelona nii tublid on? No okei. Ma panen ikkagi Real Madrid ja ma panen, et nad võidavad 2-1. Kohe seisuka või? Ma ei tea. Saab panna ilmaseisuga ka või? Muidugi. No siis ma ei taha kindlasti öelda, et mis seis on. Sa võid panna näiteks, et Real Madrid lööb 2 väravat või et Real Madrid võidab nagu... Ma arvan, et jah, nad löövad 2 väravat. Ja 1 värav on... Oma värava. Ei. Läheme detaili. Ei. Las ollagi nii, jah. Kui ikkagi ei ole õudne kook. Ei ole, jah. Mulle täitsa meeldib. Tavaliselt on mingi uut tervisist, koogid on jäladad. Intensiivne on see kook, aga ta on täitsa nagu kohvi jaoks juurde. Kuule, aga siis on ju tehtud ja raha hakkab tulema. Mega. Aitäh sulle saatesse tulemast. Aitäh. Mis sind ees ootab on? No praegu ma lähen koju. Ma mõtlen nagu järgmine, see on reedel on eetris, et siis mis sul nagu elus veel saad midagi... See on juba koju läinud. Siis ma olen juba ammu kodus. Saad midagi inimestele rääkida, mida teha või kuhu tulla või? Oi, ma ei oska niimoodi. Vaadake ja jälgige mind ja eks sealt igalt poolt seda infot tuleb. Toimetan siin täna oli üks salvestus, mida te näete järgmine nädal ja silmad lahti, ütleks tervele Eesti riigile. Hoidke neid. Ma vist tean, mis saades oli. Jah. Tegime bändiga laivi. Ja laivi on alati tore teha bändiga. Miks teil bändi ei ole? Teil on nii palju muidugi, jah? Ei, meil on vahepeal bänd ka. On? Mingid keikad me oleme neid bändiga, jah? Rahvale meeldib või pigem? Ja ikka, me oleme kompunnid, meil Hürr mängib kitra ja Rainer mängib trummi vahepeal. Trummar on meil olnud kõige tihedamini, nagu ainult trummar. Aga me oleme teinud ikkagi nagu ju... Seal rallil tegime. Rallil tegime, seal oli ikka full bänd ju. Kaarnamets mängis. Kilistas kitarri ju. Aga teile endale meeldib, kui Sarapuu mängis. Ägedam. Ägedam. Tegelikult on ägedam. Lõbusam on ka. Sarapuu pani jah ju klahve ja see oli väga kihvt. See oli tore, jah. Siis mingi lugu oli see, mille oli setlist oli ees. Bänd oli setlisti nagu selles mõttes ikkagi nagu ära harjutanud. Ja siis Karl, Põhja-Korea. Teeme seda... Ma ei mäleta, mis laul see oli, aga see ei olnud setlistist igal juhul. Nii. Siis kõigil oli okei. Ja siis bänd suvalt kruuvis kaasa. Täitsa hakkama nii. Ja, see on võlu selles. Andekad inimesed ikka vahva teha. Kuidas te arvate, et teil Eurovisioonil läheb või kuidas see feeling on? Top 10. Poolfinaalist edasi. Poolfinaalist jalutame läbi. Ja mis seal on, et riigid peavad hääletama või žürii hääled? Seal žürii on ka. Aga meile ennustatakse jube head televauti. Et žürii võib olla tricky, aga... Päriselt, jah. Aga televaut tõenäoliselt nagu korvab.
aga noh, need ennustajad on need mingid Eurovisiooni pidudelt, need Eurovisiooni geid, nii et nagu... Wow, this is really fascinating. What are you doing? Ei, tore, ei, väga tore. No selge on see, et Markot seal seebitati. Seebitati, jah. Mida tegema? Põhimõmmid seal. Oh, wow, it's so strong. So manly. Daddy vibes, jah. Daddy vibes, jah. Redditis on mingisugused tegelased, kes... Fuck, ma mäletan, mis see oli see... Ühesõnaga, neil on need mingi K-popi bändide terminid. Ehk siis meie kõik oleme opad, ehk siis nagu vanemad inimesed. Ja siis... Mihkel on see... Päevakoer on see kuradi... Ma ei tea, mis see sõna oli, ma ei mäleta enam, aga... Popa. Aga see, et noh, et see bändi kõige noorem tüüp ja see on mingi termin nagu ongi, et nagu K-popi bändide kõige noorem tüüp on. Ja siis... Talle meeldib see. Kannab uhkusega seda. Ei, no mis tal üle peab, jah? Peab kandma seda rasket kooret oma seljal. Marko annab daddy vibesi, jah? Marko annab daddy vibesi, jah. No igatahes mega põnev. Keegi kirjutas, et tahab sulle suu sülitada. Ei, et sina tahaks. Et ta tahaks, et sina sülitada. Ongi nii, jah? Väga põnev. Laseksid nali. Päevakorrale ka keegi kirjutas, et ta tahaks neid jalapilte. See on ikka nagu segane seltskond on. Vau. Ma arvan, et me ei saa üldistada nagu selles mõttes, aga seal on nagu selliseid huvitavaid karaktereid. Mina ja Karl ootame nagu oma komplimente, et nagu, mis te meiega teha tahaks. Me oleme ka nagu valmis mürama. Ma võin ka kuhugi sülitada, kui... Suht huvitavad kujud oleme. Kuidas, mis? No, lahe. No siis vaatame ja suvi on tulemas ja ma ei oskagi midagi öelda, kui et... 6. koht on, jah. 6. koht on nagu see, millega oleks väga rahul. Kõik üle 6 on juba nagu wow. No üldiselt võtame ikkagi asju nagu... Aga kui ei lähe nii hästi, kas siis on ka nagu mingi... No poolfinaalist võiks edasi saada. Okay, no kui ei saa, siis nagu... Siis on midagi viltu. Siis on köisrippu. Harakiiriga on vaja tähes. Oleme vedanud alt tervet rahvust. Mina ei tee, aga... Ma loodan, et ikkagi nii eestlane enam ei mõtle. Aga eks näis. Ei, no siis me saame ilmselt nimeta paari lõuga. Sellega tuleb arvestada. Aga Eesti rahvas valis meid sinna, nii et... Ise on süüdi. Andke endale lõuga parem. Mida sa mõtlesid? Eestikeelne laul, mingid hiivkanded. Mingid ants ja piilikad. Opad. Mis kuradi jalas. See on ju Letos Vet 2. Me hoiatasime terve aja. Ärge jumala eest meid valigi. Tükk lugu. Meil oli siis külas Liis Maareku tütar Lemsalu ja... Olge terved. Tšüss. Ja. Tšau. Jalgpalluri tütar. Jep. Sellest ei rääkinudki, kurat. Kurat. Tahad rääkida sellest? Mis ma tahan rääkida? Ei, ma ei tea, lihtsalt seda. See ikka vahepeal koos. Kas sina tahtsid meiega seda... Sina olid see, kes ütles, et teeme 5 miinusega loo aastal 2016? Ei. See oli teistpidi. Mina kirjutasin. Sina vist kirjutasid. Ei, algus rääkis. Ma mõtlesin teistpidi. Ma mõtlesin seda, et... Soojendas, sest ma tol hetkel ei teadnud üldse nagu... Ja, ma mõtlesin seda, et kus see nagu... Meil ei olnudki albumit. Jah, te tegite esimese. Kus see otsus nagu tuli? Et keegi, ma mõtlesin nagu sinu meeskonna sees, keegi pidi ütlema, et see on üldse okei asi, mida teha. Ei, sa tegid ära niimoodi, et sa ei öelnudki vist kellelegi. Ei ole, hoppine kuulujutud, mamma mia. Ei, ma räägin nüüd täpselt. Aasta on 2016. Võta prillid ära, siis ta on see võtta. Prill tagasi, selle lõikam välja. Aasta 2016. Oliver paneb valgus. Te mäletate nii hästi isegi aastat, ma isegi ei mäleta aastat. 2015 alustasime bändiga ja 2016 tegime plaati ja see oli 2016 äkki mingisugune aprillikuu, siuke veits oli veel külm. Ja me olime seal Verdi keldris. Ja olime. Ja siis oli sõnad Richteri skaala ja siis ma mäletan, sa küsisid, mis asi on Richteri skaala ja siis ma ei tea, mis on Richteri skaala. Ühesõnaga, Genka kuidagi siis soojendas või tegi tutvust, et selline asi ja bla bla bla, et te tahaksite. Mina ei tea, kas te eelnevalt tegelikult tahtsite kedagi teist, aga ei saanud. Kohe oli sinule. See oli esimene valik.
ja siis oligi, et nad nii väga tahavad, siis ma tahavad, okei, juba siin ära sebitatud. Ja siis kuidagi, et aga see on nagu selline crazy värk. Okei. No selles suhtes, et tol hetkel vaata, ma ei teinud sellist asja vaata üldse. Päris Cray oli algus ka, no? Cray ja siis, aga kuna mulle saadeti see beat, ma ütlesin, saatke beat minu meelest ja siis mulle hullult meeldis see beat. No see oli nagu killer. Ma sain aru, et see lugu on chef's kiss. Tol hetkel ei olnud mitte midagi rohkemat kui ainult mingi beat ja mingi äkki oli mingi lälin või mingi blablabla. Ja lihtsalt saad aru, et lugu toimib. Sul ei ole isegi vaja valmis produkti. Ja siis ma Sandraga, me olime just tegelikult vist alustanud koostööd mu manageriga. Ja siis ma olin kuidagi, okei, ma lähen proovin ja vaatame, mis saab. Ja siis kuidagi ma läksin nii karakterisse seal salvestusel. Kas pitisid päris hästi? Ja kuidagi päris nagu, mulle hullult meeldis see sellepärast, et see ei olnudki see, mida ma igapäevaselt teen ja mulle lihtsalt lahe vaheldus. Me kirjutasime need sõnad, seal oli 8 rida vist oli või? Jah, päris palju, ütleme nii. 8 või 16, igatahes pool kirjutas Karl, pool kirjutasin mina ja me kirjutasime niimoodi seda, et me kirjutasime seda nii, et me hakkasime minu juurest kesklinnast sõitma. Ja siis vist viimane rida sai kirja seal Selveri. Seppo Seeman, mingi turvasõna Seppo Seeman. Jah, seal oli üks. See on jule hea. See Seppo Seemani rida vist tuli seal koha peal, aga ülejäänu oli kõik valmis selleks hetkeks, kui me jõudsime sinna selle, mis iganes Selver seal on, kus tee läheb ka, eks. Jaa. Aga siis oligi see, et jõle hea lugu, kõik nii hea. Ja aga ma sain aru, et te tahtsite algust lihtsalt, et see läheb plaadile või kuidagi, see ei ole isegi minu nimega. Aga siis te otsustasite, et te tahate sellega singliks anda ja muusikavideo ja siis ma olin, et okei, ma ei ole selleks vist veel valmis, et enda näoga nagu tulla. Ja siis, aga tantsite selle ikkagi välja ja ma arvan, et see oli nagu üliõige otsus. Võib-olla õige otsus ka, et enda näoga ei tulnud tollel hetkel nagu. No võib-olla tõesti, ma ei tea. Et ma arvan, et see oli nagu, tegelikult oli mõistlik, sest meie see nagu kuulsus alguses oli ju selline nagu ta oli. Jah, aga samas see lugu on ikka nagu ülilahe ja vahepeal isegi mulle, mis juhtus? Mis sa teinud oled? Ma ei tea, ma vaatan juba rõven. What the fuck? Ja vahepeal mul tulevad isegi kirjad Instagrami, Facebooki. Kas see oled, me oleme siin kuskil peol ja käib jutt selle 5- loost Fuuria. Kas see tõesti oled sina? Mina väidan, et ei ole, aga kõik teised väidavad, et oled. Palun mingi kinnita või lükka ümber. Selline voicemail tuleb. Ja siis ma vahel ei vasta ja vahel vastan ja. Aga inimesed... Lükkad ümber, jah? Ei, tegelikult ei ole. Sa olid ju meiega seal T3-s ka, kui me tegime seda. Jaa, see oli tore. Ja Club Hollywoodis me olime ka üks kord. See oli varem, mis korra. See oli varem, jah. Ja see oli ka väga tore. No ühesõnaga, mulle meeldib teie muusika ja mulle meeldib see lugu veel eriti. Teie kõik need kõik nagu need laused ja kuidas te olete üles ehitanud selle. Mitte ainult enda, mitte ainult minu räpp, mina pole välja mõelnud. Aga ta ikka räppisid väga hästi. Ei, ta tuli hea, jah. Ta alati nagu väga paljud naisräpparid on kuidagi veits nagu selline cringe on lõpuks. Aga sinu pool absoluutselt mitte. Väga moe. Peaks täitsa kuulama seda laulu, ei mäleta nii. Suht toksiline meeste rahva ütlon. Jah, väga tore. Naiste räpp on üldse jumala cringe. No, sa ütled, see on pealkirina. Lancelot : naisräpparid on üldiselt kringe. No ei ole ju kõik. Aga hakkad see sõnu sööma. Tihtipeal on. Kuule, okei. Ma pean minema trenni. Mis sa tegema lähed? Olge terve. Ma ei tea, üle keha vist. Üle keha. Üle keha. Kõike.